Aga nüüd jätkame väga juba sellisel maalähedasemal, juba konkreetsemate siis hindamise temaatikaga ja meile siis teeb selle kohta sellise ülevaate Hanna Selvet. Ole hea, Hanna. Mina olen siis Hanna Selvet ja mina töötan Muinsuskaitseametis kaitsekorralduse spetsialisti ametikohal. Ja ma tutvustan teile täna siis mõisapärandi väärtuspõhise hindamise protsessi ühe konkreetse näite puhul ja vaatame siis täpsemalt, kuidas kujunes väärtuspõhise hindamise tulemus Võisiku mõisa peahoone näitel. Mõisapärandi praktiline ülevaatamine nimekirjade korrastamise raames algas meil ametis ligi aasta tagasi ja esimese piloothindamise viisime me siis läbi Jõgevamaal. Ja tööd jätkusid peale seda siis Pärnu, Lääne, Hiiu ja Saaremaal. Aga sellele praktilisele tööle eelnes siis pikem hindamismetoodika väljatöötamine ja kogu selle protsessi disainimine. Ja hindamine siis põhinebki eelmisel aastal koostatud metoodikal, mille pani kokku Tarvi Sits ja täpsemalt põhineb siis väärtuspõhise hindamise metoodika kultuuriministri määrusel. Ja ma lisasin ka lingi sellele määrusele, et seda saab siis igaüks veel täiendavalt lugeda. Kogu protsessi alguses panime me kokku Muinsuskaitseameti kolleegidega siis töögrupi, mis tegeleb mõisapärandi väärtuspõhise hindamisega. Ja töörühma kuuluvad meil täna siis ehituspärandi osakonna juhataja Anita Staub, nõustamisosakonna juhataja Kais Matteus, ehituspärandi spetsialist Katrin Koit, vastava maakonna nõunik, kus me siis parasjagu hindame ja mina. Ja siin pildil me olemegi siis eelmisel suvel Võisiku mõisas. Aga selleks, et siis mõista, kuidas me ühe mälestise näitel selle hindamistulemuseni oleme jõudnud, on oluline hindamisprotsessi veidi lähemalt avada ja see on siin slaidil siis ka skemaatiliselt kujundatud. Ja lihtsustatult siis see protsess koosneb meil 3 suuremast osast: ettevalmistav osa, hindamine ja siis tulemuste tutvustamine laiemalt. Esimeses osas me siis koostame tutvustava ankeedi iga mõisakompleksi kohta. Ja samuti oleme koostanud ka hoonetüübi ülevaated enam esinevate mõisapärandi hoonetüüpide kohta. Ja see hoonetüübi ülevaade annab siis tervikpildi üle-eestilises vaates. Ja ettevalmistavas osas toimub ka siis esimene töögrupi kohtumine, kus siis maakonnanõunik annab ülevaate iga mõisamälestise kohta. Ja maakonnanõunikul on loomulikult kõige parem info iga konkreetse mälestise kohta ja tema on ka kursis juba tehtud tööde ja tulevaste plaanidega. Ja vajadusel me siis ka külastame mõisakomplekse koha peal. Nagu Anita juba oma ettekandes ütles, siis hindamisprotsess koosneb meil 2 etapist ja need erinevad kriteeriumid, mida me hindame, on siis lahti kirjeldatud ka hindamismetoodikas. Ja see väärtuspõhise hindamise metoodika on meil kodulehel üleval ja ma lisasin siia vestlusaknasse ka lingi sellele. Peale hindamist tutvustab töögrupp tulemusi Muinsuskaitseameti menetluskomisjonis, kus siis toimub arutelu laiemas ringis ja peale menetluskomisjoni otsuse kinnitamist alustame juba ettepanekute laiemat tutvustamist ja algab siis see pikem menetlusprotsess.
Nüüd aga siis ma räägiksin teile ka veidi laiemalt selle protsessi erinevatest etappidest. Nagu juba öeldud, siis hindamisprotsessi ettevalmistavas osas on meie ametikolleegide poolt siis koostatud iga mõisakompleksi kohta ülevaatlik ankeet, kus on siis põgus sissevaade ajalukku, on ülevaade ajaloolistest ja kaasaegsetest kaartidest ja arhiivimaterjalidest. Ankeeti on näiteks koondatud info nõukogude perioodil koostatud inventariseerimisankeedist, samuti kaitse alla võtmise ettepanekud on kajastatud, et needsamad kaitse alla võtmise ettepanekud pandi kirja nõukogude perioodil paljude, kuid tegelikult mitte kõikide mõisakomplekside kohta. Ja huvitav on ka see, et tegelikult mitmel juhul tehti ettepanekud mälestiseks tunnistada palju väiksem arv hooneid mõisakompleksides, kui neid tegelikult täna kaitse all on. Ja tegemist on siis sellise abistava töödokumendiga väärtuspõhise hindamise töögrupile. Ja siin slaidil paremal pildil on siis väljavõige sellest Võisiku mõisakompleksi ankeedist, mis me koostasime. Ja pildil on siis info 77. aastal koostatud inventariseerimisankeedist ja Võisiku mõisasüdame hoonete paiknemise skeemist. Ja siin all vasakul nurgas on siis pildid Maa-ameti kaldaerofotode keskkonnast, kus siis tegelikult saab väga hea ülevaate sellest hetkeseisust. Ja ma rõhutan veel kord, et see on siis selline hästi ülevaatlik, informatiivne dokument meie töö jaoks, mis siis aitab meid hindamisel. Aga kui vaadata lähemalt Võisiku mõisa peahoonet, siis siin on lühike ajalooline ülevaade ja peahoone on siis ehitatud 18. sajandi lõpus ja juba võõrandamise järgselt üsna kohe alates 1925. aastast tegutses siis selles hoones hooldekodu. Ja läbi aastakümnete on tegelikult hoonet ümber ehitatud, kohandatud, nii et olla siis vastavuses hooldekodu vajadustega. Tänaseks on hooldekodu mõisahoonest välja kolinud ja alates 2024. aastast on siis hoone müügis. Ja siin on siis paar ajaloolist pilti Võisiku mõisa peahoone endisest hiilgusest, mida täna kahjuks võime siis ainult ette kujutada. Eraldi tasuks ka välja tuua Võisiku mõisa pargihinnang, kus on siis märgitud park väärtuslikuks ja tehtud on ettepanek jätta park mälestiste nimekirja. Oma hinnangu pargile on andnud maastikuarhitekt Sulev Nurme, kellelt siis Muinsuskaitseamet tellis eelmisel aastal 5 maakonna parkide analüüsi. Ja ma panin siia vestlusaknasse ka lingi sellele uuringule, mis siis Jõgevamaa muinsuskaitsealuste parkide kohta on tehtud. Ajalooliste dokumentide ja teiste alusmaterjalide kõrval on tegelikult väga-väga oluline roll ka fotomaterjalil. Ja siin slaidil on siis näha valik sellest peahoonest, eestpoolt, tagantpoolt ja külje pealt ja nii viimastest aastatest, 90-ndatest kui ka nõukogude perioodist. Ja ma tahan siin väikese vahepõikena öelda, et soovitan kindlasti külastada kultuurimälestiste registri fotokogut, et ma lisasin ka lingi siia vestlusesse, et sealt võib leida hästi palju põnevat pildimaterjali mälestistest. Veidi ka kompleksist, et nagu ma eelnevalt ka juba mainisin, siis tegelikult
ühe hoone hindamise puhul on oluline ka selle kompleksi tervikvaade. Siin on ülevaade siis Võisiku mõisa kompleksi mälestistest ja juurde on lisatud siis teave hoonete kasutuse ja seisukorra kohta. Selle seisukorra hinnangu on andnud maakonnanõunik paikvaatlemise tulemusel ja see on siis ajas muutuv, et kui maakonnanõunik käib kohal, annab ta uue hinnangu hoone seisukorrale. Kahjuks Võisiku puhul on näha, et kogu kompleks on üldiselt halvas seisukorras ja tänaseks on mälestised kasutuseta. Kui veel ettevalmistavat osa vaadata, siis selles osas koostati Muinsuskaitseameti kolleegide poolt erinevate mõisapärandi hoonetüüpide ülevaated. Ülevaat tehti siis enim levinud hoonetüüpide kohta, näiteks aidad, laudad, peahooned ja nii edasi. Kuigi hindamine viiakse läbi kompleksipõhiselt, nagu ma ütlesin, ja me liigume maakondade kaupa, arvestame me ikkagist ka sellel arvestame üle-eestilise hoonetüüpide võrdlusmaterjaliga. Ja selles ülevaates antakse ka esmane hinnang hoonele siis 3 kriteeriumis ja seda siis võrdluses teiste hoonetüübi hoonetega. Et esiteks, kas hoone on hästi säilinud ja väärtuslik hoonetüübi esindaja, mis väärib kindlasti kaitsestaatuse jätkamist. Teiseks, kas hoone vajab analüüsi koos hoonekompleksiga, et selgitada edaspidine kaitsestaatus ja kolmandaks, kui hoone on halvasti säilinud hoonetüübi esindaja ja ettepanek on siis kaitse lõpetamine. Ja siin slaidil paremal pool on siis väike väljalõige sellest peahoonete hoonetüübi ülevaatest. Ja kirjas on hinnang ja ülevaade siis Võisiku mõisa peahoonest võrdluses teiste peahoonetega. Ja Võisiku osas on ülevaate koostaja lisanud märke, et peahoone vajab analüüsi koos hoonekompleksiga, et siis välja selgitada selle edasine kaitsestaatus. Kui ülevaatlikud materjalid kompleksi ja hoonetüüpide kohta on töögrupil olemas ja on läbi töötatud, algab ka töö hindamisgrupis. Üldiselt vaadatakse siis kogu kompleks ja selle mälestised üle ja saadakse kõige värskem info maakonnanõunikult. Ja juhul, kui siis töögrupp leiab, et lisaks olemasolevale infole on siiski vaja ka kohale sõita, planeeritakse siis ühine väljasõit mõisakompleksi vaatama. Nüüd aga lähme siis natukene ka hindamistabelitesse sisse. Nimelt, kui meil on see eeltöö tehtud, kõik materjalid läbi töötatud ja kompleks ka külastatud, algab siis väärtuspõhise hindamise esimene etapp. Nagu mainitud, siis hindamiskriteeriumide aluseks on siis määrus ja need kriteeriumid on siin kirjas. Ja siin allosas on siis väljavõte Jõgevamaa hindamistabelist Võisiku mõisa peahoone näitel ja kirjas on meil 5 hindaja hinnete keskmised punktisummad, mis annavad siis kokku lõpliku tulemuse esimeses etapis. Aga nüüd veidi täpsemalt sellest hinde kujunemisest esimeses etapis. Nagu ma mainisin, siis hindamiskriteeriumid on lahti seletatud ja me ei jõua tegelikult täna kõiki kriteeriumeid siin läbi vaadata, aga vaatame mõnda võib-olla olulisemat näidet, kuidas teatud hinded on kujunenud. Võtaksime siis esiteks vanuse kriteeriumi. Siin sai siis peahoone 3,8 punkti, peamiselt seetõttu, et tegemist siis on 18. sajandi lõpus ehitatud peahoonega.
Kui liikuda interjööri säilivuse kriteeriumi juurde, siis hoones on tegutsenud alates 2025. aastast kuni 2024. aastani hooldekodu, mis tähendab, et hoone on põhjalikult ümber ehitatud ja kohandatud ka hooldekodu nõuetele ja tegelikult algsetest interjööri detailidest on säilinud üsna vähe. Hoone planeering on muudetud ja sellest tulenevalt jõudsid siis töögrupi liikmed tulemuseni ja interjööri säilivuse eest on antud 2 punkti. Järgmiseks vaataksime siis ümbritseva ajaloolise ruumilise keskkonna säilivust. Mõisa ümbritseb väärtuslik park, mis on siis hinnatud Sulev Nurme poolt mälestise vääriliseks. Aga samas on 1960. ja 70. peahoone lähistele ehitatud rida hooneid, mis tegelikult lõhuvad seda ajaloolist keskkonda ja siinkohal on töögrupp siis andnud 3 punkti. Siis vaataks veel võib-olla arhitektuuriväärtust. Arhitektuuriväärtuse puhul hinnati positiivselt hoone mahu ja üldkuju säilimist, aga tegelikult võeti arvesse ka hilisemaid ümberehitusi, mistõttu sai siis arhitektuuriväärtuse eest peahoone 3 punkti. Liigume edasi teise etapi hindamisega. Kuna Võisiku mõisa peahoone sai esimeses hindamise etapis kokku 22 punkti, see tähendas siis seda, et selle hoonega liiguti edasi teise hindamise etappi, kus siis hinnati täiendavalt riikliku kaitse üldiseid kriteeriumeid. All on ka väljavõte Jõgevamaa teise hindamisetapi hinnetest siis Võisiku mõisa peahoone näitel. Ja nüüd veidi lähemalt teise etapi hinnete kujunemisest, kus siis hinnatakse neid 3 kriteeriumit ja vaatamegi need kõik järjest läbi. Esiteks siis selektiivsuse kriteerium. Võisiku mõisa peahoonele sarnaseid ja tegelikult ka võib-olla paremini säilinud peahooneid on teisigi. Stiililiselt võiks siis Võisikule sarnased olla Maardu mõis, Albu mõisa peahoone ja hoone säilivus on rahuldav ja hilisemaid muudatusi on tegelikult rohkelt tehtud ja töögrupp andis selektiivsuse eest kokku 3 punkti. Originaalsubstantsi säilivus on vähene, kuna hoonet on olulisel määral ümber ehitatud ja selle eest andis siis töögrupp Võisiku mõisa peahoonele 2 punkti. Ja tehniline seisukord on järgmine kriteerium. Hoone on remonditud ja suuremad kahjustused puuduvad, mistõttu hoone tehniline seisukord teenis välja 3 punkti. Ja 2 etapi tulemusena siis kogus Võisiku mõisa peahoone koondhindena 10,81 punkti ja see tähendab siis seda, et hoone ületas lävendi, lävend oli 10,7 punkti ja hinnete põhjal tehti ettepanek jätta Võisiku mõisa peahoone mälestiseks. Aga kui tulemused on käes, siis mis saab edasi? Töögrupp on hinnanud siis Võisiku mõisa peahoonet 2 etapis ja tulemus on see, et hoone tuleks jätta kultuurimälestisena riikliku kaitse alla. Töögrupi ettepanekud on kantud ka niinimetatud Maa-ameti kaardikihil olevale töökaardile, mis siis annab hea ülevaate tulemuste esitlemisel Muinsuskaitseameti menetluskomisjonis ja abistab edaspidi ka siis kaitsevööndite ülevaatusel ja korrigeerimisel. Ja see töökaart ei ole avalik, kuna tegemist veel ei ole lõplike otsustega
Võisiku mõisa töökaardi väljavõte siin slaidil ongi hetkel sellises ulatuses, kuna pildile jäävad mälestised on riigi omandis. Teisi eraomandis olevate mälestiste esialgseid ettepanekuid me täna veel ei kuva. Ja järgmise sammuna siis tutvustatakse töögrupi tulemusi ametist laiemalt ja kaasatud on teised eksperdid ehituspärandi ja arheoloogia osakonnast ja meil siis toimub laiem arutelu ja lõpuks pannakse kirja ka ametiotsus. Kui Võisiku mõisa peahoone puhul tehti esialgne ettepanek jätta hoone mälestiseks, siis siiski samas leiti, et arutelu menetluskomisjonis on ikkagist vajalik, kuna tegelikult hoone on kaotanud väga suure osa oma algsest arhitektuurist ja detailidest. Õhku jääb küsimus, et kas tegemist on hästi säilinud ja esindusliku pärandiga, mis väärib mälestise staatust. Ametiotsus pannakse siis lõplikult kirja menetluskomisjonis ja peale seda tutvustatakse otsuseid laiemalt erinevatele huvigruppidele piirkondlikult siis selle aasta sügisel. Nendel slaididel on lahti seletatud suuremad protsessi etapid meie majas, aga tegelikult sellele protsessile, mis toimub meie majas, järgneb olulise sammuna avalik dialoog siis omanike, kohalike omavalitsuste ja teiste huvigruppide vahel. Viimase etapina siis algab ka menetlusprotsess, mis omakorda kaasab jällegi omanikke, eksperdigruppe ja kogu teekond saab siis punkti kultuuriministri allkirjaga. Ja siinkohal siis mina lõpetan. Meie oleme hetkel jõudnudki selle tulemuseni, et töörühm on teinud oma ettepaneku, aga menetluskomisjoni otsus ei ole veel kinnitatud. Ja täpsemalt siis huvigruppide kaasamisest ja sellest õiguslikust poolest annavad järgmistes ettepanekutes täpsema ülevaate siis meie teised kolleegid. Suur aitäh, Hanna! Oli väga valgustav, ma usun, meie kuulajatele, et kuidas ühe konkreetse kompleksi siis hindamise protsess tegelikult käib.